investeerimisjutud. And action. Halloo, Sõrs kuuleb. Tere, head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Minu nimi on Tarmo Taninas, kes meid on iga nädal kuulanud, teab, et meilist jätkuvalt ei ole, meilist tuleb täna, tuleb Itaaliast, järgmine nädal ma kindlasti küsin, kuidas ta on puhanud, kas jume on varanenud, kas on uusi ideid tekkinud ja kui eelmine nädal siis oli Martin privaatpangandusest Meelis asemi, siis täna võtsin järgmise poisi privaatpangandusest, et pink on meil pikk, et tere, Jürgen. Tervist, Tarmo. Kuidas sul, ma tean, et sa oled ise investeerinud juba siin aastad ja jälgid turge aktiivselt, et kas sul on mingi selline selgus, et mis siis nagu tervikuna nüüd Ameerika turgudel ja üldse majanduses nagu toimub, et kui me oleme nagu harjunud sellise pildiga, et aastaid on ju USA nagu parem olnud päris palju Euroopast ja kui me nüüd vaatame selle aasta algust, siis ütleme Euroopa turud on ütleme selle vahemikus 10-15% aasta alguses paljud nagu plussis, Eesti turg ka seal 7-8% plussis. Ja kui ma nüüd võtan siin ette nüüd reedese seisu ja SP500, mida Eesti investorid ka palju jälgivad, siis 8,8% miinuses eurodes mõõdetuna. See vahe parimate Euroopa turgudega on üle 20%, põhimõtteliselt 2,5 kuuga. Et mis selle taga on? Kui lühidalt võtta selle kokku, siis ma ütleks märksõna tariifid. Mis mõjutab nii kiired muutus ja seda turbulentsi turgul toob, on see, et erinevalt näiteks monetaarpoliitikas, kus intresse muudatakse, tariifid on siuksed, mis hakkavad kohe kehtima ja kohe annavad efekti. See paneb ka turul osalejad, kuidas ma ütlen siis, siuksesse pakilisse olukorda, kus ei tea ka nemad, millised on siis majanduse väljavaated ja kui palju see tekitab inflatsiooni, kui palju võtavad siis importijad seda nii-öelda võimalikku tariifi hoopis endasse või kannavad selle hoopis keegi kolmandale edasi või siis tarbijatele, et kogu see keskkond on keeruline. Ja kui ma siin ütleme, need arvamusi on erinevad, aga ma olen sinuga nõus, et kui ütleme maailma strateegia analüütikud nagu lugeda ja vaadata, siis enamast toob välja ju selle, et turgudele ebakindlus üldse ei meeldi ja tariifid on ka väga halvad, aga hullem minu meelest on see, et turuosalised ei tea, et kas need nagu tollid tulevad, kui nad tulevad, mis määras nad tulevad. Me oleme näinud siin ju, et mis on nagu Mehhikole ja Kanadale tehtud, siis jälle ära katkestatud, siis uuesti tehtud. Möödunud nädal siis Euroopa sai siis natuke nagu oma jao, Euroopa alkoholi eeskätt siis Prantsuse veinik, kui nende peale mõtleme, siis põhimõtteliselt tehti ju 200% tollid otsa, aga see ei ole ju nagu ühepoolne mäng selles mõttes, et see suurusjärk oli vist mingi $28 miljardit, mis mahus on siis Ameerika Euroopa kaupadele need tolle kehtestanud ja tegelikult Euroopa tegi täpselt samas mahus, tegi siis nagu oma tolle nagu vastu, et mis sa arvad, kaua selline nagu sirkus kestab, et kes esimesena järele annab, kas siis Euroopa või USA või siis ütleme teiselt poolt võime võtta ka ütleme Hiina võib-olla ja kes on võib-olla natuke vähem kannatanud ja või siis ütleme need samad Mehhiko ja Kanada. Tead, kui ma nüüd mõtlen, siis ma isegi arvan, et me ei näe Euroopat siukses olukorras, kus nad ise tõmbavad nagu sammu tagasi. Et nad on üpriski selget signaali andnud ka selle suhtes, et kaubandussõjas ei võida mitte keegi. Ja ma arvan, et nad tahavad seda ka nagu näidata, et see võimalik kahju on sümboolne, et mõlemad kannatavad sellest. Ja asi ei ole ju minu meelest ainult nagu majanduses ja tollides. Asi on ju suhetes ka, et kui me võtame personaalsetel tasemetel, aga kui me mõtleme ka need kaitsekokkulepped asjad, et sa jätad põhimõtteliselt nagu päeva pealt, vanad liitsed nagu välja peale üksinda ja ütled, et vaadake ise, kuidas hakkama saate ja me pärast räägime natuke rohkem ka nagu Saksamaast ja mis üldse siin Euroopas nagu toimub, aga mis mulle nagu silma jäänud, et kui me natukene vaatame mida siis on siis
erinevad võib-olla keskpangad teinud siin, ütleme, huvitav on see sellepärast, et Euroopa Keskpanga istung meil alles oli, Euroopa alandas intressi 0,25%, selle nädalal, kolmapäeval tuleb siis Ameerika Keskpanga istung ja neljapäeval tuleb Inglismaa Keskpanga istung nagu suurematest keskpankadest ja sealt nagu täna, see oleks üllatus, kui mõlemad nagu seal intressi nagu alandaks. Inglismaa puhul takistab võib-olla natuke see, et inflatsioon on natuke liiga kõrge ja ütleme tervikuna muidu, kui ma nagu mõtlen nende suhete peale, mis ma nagu rääkisin, et Ameerika on praktiliselt kõigiga, kas nagu tülis, aga ütleme mingi kaubandusvõitluses, siis kellega ta ei ole, on ju seesama Inglismaa, et Inglismaa enam Euroliidus ei ole ja pigem sõlmitakse seal vastastikused sellised kaubandusleppeid, et kui ma võib-olla Euroopa peale natuke pikemas perspektiivis mõtlen, siis äkki Inglismaa on üks suuremad võitjad üldse, aga lühiajaliselt, nagu ma ütlesin, neil on see inflatsiooniga probleem, aga kui ma tahan nagu jõuda, on see, et Euroopa igal juhul langetab intresse natukene kiiremini sellel aastal kui USA, aga kui ma nüüd vaatan, mis sellega tavapäraselt peaks nagu juhtuma, et kui Euroopa langetab kiiremini intresse, siis euro kurss peaks ju tulema dollari vastu nagu allapoole, et kui see nagu, ja aga mis on siis nagu juhtunud, et kui ma siin ütlesin, et Ameerika turg on 8,8% aasta algusest kukkunud, see on eurodes, et kui me nüüd paneme siia kõrvale, euro on tugevnenud dollari vastu põhimõtteliselt 2,5 kuuga 5,1%, et kui ma võtan selle sealt nagu maha, Eesti investorid, kes te olete USA-t ostnud, täna te olete kahelt poolt nagu pihta saanud, et te olete aktsiate langusest pihta saanud USA-st, aga te olete natuke rohkem saanud, kui te SP5 sealt olete ostnud, te olete saanud natuke rohkem pihta tegelikult dollari kursiga. Ja see lähebki natuke nagu vastuollu, et dollari kurss on kukkunud väga kiiresti, hoolimata sellest, et intressid ei kuku Ameerikas nii kiiresti, et kas see on märge nagu natuke usaldamatusest USA vastu? Hea küsimus. Ma arvan, et pigem on see märk sellest, et nähakse niisugust suurt positiivset tõusu ka Euroopas just täpsemalt siis Saksamaa kulutuste tõttu. Ja üldse, et nagu kaitseb ise ennast jõuliselt, kui vaja on. Et see võib täitsa nii olla ja üks asi, mida ütleme jälgitakse, kui maailmas on natuke nagu närvilisemad ajad, on loomulikult kulla hind ja kui ma siin, mul on siin, kuulajad kahjuks nagu pilti ei näe, aga mul on siin Jürgenini, ma ennem näitasin seda pilti ka, kulla hind, me oleme palju rääkinud ju sellest, et kuld on ju, ütleme, USA turud on siis viimase paari aasta jooksul väga palju tõusnud, aga kui me võtame natukene nüüd pikema ajahorisondi, et võtame 25 aastat, mis on päris pikk aeg, siis 25 aastaga, USA turud on tõusnud natuke vähem kui 5 korda. Aga mis sa arvad, Jürgen, kui palju on kuld tõusnud? See on siis nagu dollarites mõõdetuna. Ma arvan, see on keskmisel investoril siuke omaette üllatus, aga vastus on tegelikult ka üpriski objektiivne. See on, kui ma eksi, oli ka dollari väärtuses. Just. Ja kuld on rohkem kasvanud. Kuld on kasvanud natuke rohkem kui 10 korda. Ehk ta on nagu üle 2 korra teinud tuule alla SP500-le. Ja me võime siin muidugi arutada, mis nagu põhjused on, aga kuld on, mis on ka nagu üllatav, et tegelikult ma mainisin, et Euroopa turud siin paremad on 12-13%, 14 aasta algust tõusnud, kuld eurodes mõõdetuna 14,6 selle aasta algusest, viimane nädal 2,6, ütleme, kui USA turg ka kukkus siin 2,5%, kuld pani täpselt sama palju üle kui ülesse ja kui nüüd vaadata, mis kullale tavaliselt nagu kullahinnale hea on, kui on selline ebakindlus maailmas, kui on rahatrükk, ütleme, inimesed otsivad siis sellist nagu turvasadamat, aga mulle tundub, et need ei ole nagu, kindlasti mõjutavad, aga need ei ole ainuksed asjad, et nüüd vaadata need suuremad kullaostjad, ühelt poolt inimesed on siin investeerinud, firmad on investeerinud, aga kõige suuremad kullaostjad on tegelikult keskpangad ja kõige suurem, mitte nüüd kõik keskpangad, aga näiteks ütleme Hiina kindlasti, Euroopas Türgi, Poola, Tšehhi oli minu jaoks ka natuke nagu üllatus, et päris palju kullas oma reserve hoiavad, et kas see on mingi märk sellest, et need samad keskpankurid, kes rahapoliitikat kujundavad, et nad ise usuvad kulda rohkem? Ma
või hajutavad riske lihtsalt? Hajutama riske on võib-olla see õige märksõna, et keskpankurid üldiselt on väga pragmaatilised, et miks nad reserve omavad on selleks, et oma valuutasid ka kaitsta ja turgutada vajadusel ka majandust enda. Et viimasel ajal iseenesest, miks on siuke võib erinevalt aktsiates kuld siin särama hakanud, on ka lisaks keskpanga nõudlusele on finantsturgude turbulentsist, et samused majanduse väljavaated on see samus ebakindlust nagu tekitanud, aga lisaks sellele on ka tariifid, et see tugev nõudlus, hirm, et tariifid hakkavad mõjutama pärast impordi hinda ka kullale, sealhulgas näiteks Kanadast, kui kuld osta, et on meeletu sihukese tugeva nõudluse tekitanud kulla vastu ka Ameerika Ühendriikides, et ma paraku numbritesse seda ei oska panna, ka viimase graafikud ja üldse andmed, mida ma olen sellega seostuvalt läbi töötanud, on selged, et meeletu tugev nõudlus on käesoleva aastal tekkinud kulla vastu Ameerika Ühendriikides. Jah, meil on enda klientidel ka ju portfellis kulda, selles mõttes juba pikemat aega, et see on nagu kindlasti nagu hea otsus olnud. Aga kui nüüd natuke möödunud nädalat vaadata, ma mainisin, et tegelikult dollarites ei ole väga suurt nagu USA turud allapoole tulnud, natukene on, pigem loetakse seda selliseks tervislikuks korrektsiooniks, eile õhtul ka USA Treasury juht kommenteeris seda, et kuni 10% langus peale nii suurt tõusu väga okei, aga lihtsalt ta lootis, et selline ebaselgus nagu väga pikalt ei kesta. Täna me ei ole nagu selles mõttes karuturul, et me ei ole tipust 20% kukkunud, et sinna on ikka nagu päris palju minna ja möödunud nädala teisel poolel, see meeleolu läks ju natukene paremaks, et eeskätt nagu reedel, me nägime nagu rohelist värvi, aga neljapäeval ka natuke parem ja kui me nüüd möödunud nädalast need olulise uudised võib-olla vaatame natuke, siis oodati ju väga seda inflatsiooninumbrit, mis Ameerikast tuli ja seal, kui nüüd vaadata seda inflatsiooninumbrit ilma toidu ja energiata, energia, mis on selline nagu volatiivsem ja toit ka natukene keskmisest volatiivsem, siis eesmärk on siis keskpangal pikaajaliselt inflatsioon oleks 2% juures, tegelikult veebruari inflatsioon oli 3,1, ta on ju sellest veel üle, mis on see 2% eesmärk, aga kui me võrdleme seda nüüd üks kuu varem jaanuari numbriga, siis oli 3,3, et tegelikult natuke nagu allapoole ja tootjahinna indeksid olid ka natuke nagu madalamad ja see pigem siis turule meeldis, selles mõttes, et tuli selline natuke lootus tagasi, et mitte nüüd võib-olla see kord, aga kui järgmine kord on mais, siis Ameerika Keskpanga istung, et äkki nad ikkagi langetavad intressi või kuidas sulle tundub see inflatsiooni number? Positiivsena, sest et inflatsioon on olnud siin siuke tegur, mis on siin juba 2-3 aastat peamine fookus olnud turgudel, mõjuta, ütleme niimoodi. Aga mis minule isiklikult silma jäi, kui ma nüüd vaatasin eelmine nädal ka siis uuesti 2-aastase võlakirja nagu liikumist, et kui ajalugu on õpetaja, siis see on siuke hea näitaja sellest, et kuhu võiks liikuda Fed rate ise, ehk siis keskpanga intressmäär, siis üpriski siuke stabiilne oli see, et oli seal circa 4% juures, et tundub, et osad turul osalejad võivad kardavad, et võib-olla siuke inflatsiooni tekita võib need samused tariifid ka olla, et hoolim sellest, et praegu on inflatsioon tulnud alla, siis sellest hoolimata siuke väike ühel küljelt ka tervitatud skeptisism on olemas. Sest jah, need olid veebruari numbrid. Tuletan meelde, et siis need olid veel nii aktiivsed ei olnud. Ütleme, kui nüüd märtsikuuses see pilt on natuke ju pingelisemaks läinud ja endiselt ütleme, tehakse ju selliseid prognoose ka, et möödunud nädala ka rääkisime, et see on erinevad mudelid, mis siis nagu prognoosivad majanduskasvu ja langust ja viimati, kui ma vaatasin, siis prognoos oli Ameerika majandusele esimeses kvartalis 2,8% langust, kui see nii tõesti on, see oleks päris suur langus, et see oleks küll nagu üks kvartal, selline klassikaline majanduslangus on 2 kvartalit järjest on olnud, aga ilmselgelt USA on natuke nagu surve all ja kui me vaatame nagu, ütleme seda võib-olla siis nagu personalipoliitikat, mis siis nagu Ameerikas on, eeskätt nagu riigiasutustes, nädalavahetust tõi ka väga palju andmed, et millest mul võib-olla natuke kahju on, et
mäletan, kui mina olin noorem poiss, siis ma kuulasin Ameerika häält, see oli veel sügavam Vene ajal, see oli midagi nagu täiesti uut, ja nüüd Trump pani selle ka kinni. Ja need asutusi on nagu kümneid, mis on kinni läinud, ja ainuüksi, ütleme, Ameerika häälest vist oli 1500 inimest üle maailma, et kus nad siis, ütleme, inimest kaotasid nagu töö, ühelt poolt töötute arv, kindlasti ma arvan, nüüd läheb nagu lähikuudel nagu ülesse, igal juhul nagu avalikus sektorisse tööpuudus, ütleme siis töötute arv kasvab, aga me oleme näinud natukene ka erasektoris, ütleme, on rohkem nagu koondama hakatud, siis kõva selline märksõna on ju see tehisintellekt, et mingil hetkel hakkab see ka tööjõudu nagu üle jätma. Et ma natuke oleks võib-olla selle USA suhtes makro poole pealt võib-olla ettevaatlik, et kui me nüüd vaatame ja ma ei oska öelda, mida siis turg nagu arvab, võib-olla siis turg natuke rahunes maha nende veebruari inflatsioonimumbrite peale, aga siin on nagu potentsiaalne ohukoht olemas, et see on natuke nagu, kui Elon Muskist võib-olla mõne sõna rääkida, siis ta on suutnud päris palju erinevaid inimesi välja vihastada ja ütleme, kui sakslaste käest küsisite, et kas sa ostad uut Teslat, siis 94% vastased ei ostaks ja Austraalias see number oli üle 70 ja nii edasi, et ma huviga ootan, kui tulevad Tesla nagu müüginumbrid ja võib-olla veel olulisem, et mida siis Elon Musk nagu prognoosib selle aasta müüginumbritest, et mis nagu sellest nagu saab. Ja mida siis võib-olla veel, et Hiinast natukene rääkisime, et täna hommikul, ma ei jõudnud veel detaili vaadata, aga tuli täiendav stiimul, et ütleme, ja nii-öelda rõhutati seal, et tarbimist nagu hoogustada, tõenäoliselt langetada nagu intresse. Hiina on siis loobumas põhimõtteliselt enda ühe lapse poliitikast, said aru, et see oli nagu vale, elanikkond on ka Hiinas vananema hakanud, töökäsi nagu vaja, ja ütleme, vähemalt minu jaoks, Jürgen, see aasta äkki Hiina on üks suuremat üllatajad, kui ma isegi vaatan, ütleme nende tehnoloogia poole pealt, et seal need tehisinterneti mudelid järjest tulevad, et nüüd tuli Baidul ka uus AI mudel Erni X1, ma ei tea, mida iganes see tähendab, aga neid tuleb päris palju. Jah, et kui eelmise nädala seisuga vaadata sinna Hang Seng indeksi, siis on ta kasvanud seal circa 20%, et olukord on tõesti huvitav, et erinevalt USA-st on Hiina stimuleerima hakanud ja USA proovib mingeid kulutusi ka alla tuua. Ja jah, et kui lühidalt võtta kokku, ma ei tea isiklikult ka seda uudise sisu veel, et millise stiimuleid see rakendama hakatakse, aga kui ma lihtsalt tutvusin eile põgusalt ka sellega, et kes seda uudist siis nii-öelda avalikkusel tutvustama hakkab, siis kohal on seal Hiina Rahandusministeerium, Keskpanga esindajad, Kaubandusministeerium, Riigi arengu- ja reformikomisjon, Hiina plaanimajandusagentuur, et tundub, et igasugused tähtsad isikud on koha peal olemas ja võib-olla tundub siuke laialdane stiimul olevat, aga eks näis. Jah, ja nüüd, kui siis USA kiusab paljusid riike nagu oma tollidega, mis on nagu juhtunud, euroopsed hakanud tegelikult Hiinast rohkem kaupa ostma, märgatavalt, ütleme see, mis läks ennem nagu USA poole, tuleb täna nagu Euroopa poole peale ja nagu ma siin tollidega nagu väga võitjad ei ole, aga kes võib-olla vähem kaotab, äkki ongi see sama Hiina, kui nüüd natukene suuremat pilti püüda nagu vaadata. Mis USA-st oli veel nagu huvitav, mina seda nime polnud varem nagu kuulnud, meedias käis läbi, Russell Clark oli kunagine üks selline hedgefondi juht, pigem tema selline strateegia oli siis panustada turulangusele, ta oli edukas oma fondidega, oli juba pensionil ja nüüd tuli pensionid tagasi, kuigi nagu eakas mees ja tegi siis uue hedgefondi ja sama mustriga ta hakkab jälle nagu turulangusele panustama ja ta viitas just Donald Trumpile, et ta on tekitanud palju kaost ja tõenäoliselt tekitab veel, et siis turulangusele pead siis nagu võita, et aga võib-olla selle ploki lõpetuseks räägime natukene nagu Euroopast ja võib-olla eeskätt natukene rohkem nagu Saksamaast, et kui nüüd vaadata, ma mainisin neid suuremaid liikujad, ütleme siin aasta alguses, siis Saksamaa turg möödunud nädal kukkus ainult 0,1% ja aasta algusest ta on isegi 0,2% teinud paremini kui kuld,
kes te, ütleme, klientidest ja kuulajatest Saksamaale olite investeeritud siis 2,5 kuuga 14,8% nagu tootlus, et seal enamus tõus on tulnud, ütleme, kaitsetööstus, Rheinmetall, aga ka pangad on väga tugevad olnud ja mis on Saksamaa veel juhtunud, et see pole veel ametlikult kinnitatud, aga ütleme sisuliselt Saksamaa saab endal nüüd uue kantsleri, härra Merz, ja tal on nagu hääled koos ja mida ta siis nagu teha tahab, vaadatakse täna Saksamaa poole ja mäletan kunagi oli, kui euro oli siin surve all ja võlakriis oli, siis oli selline keskpanga juht nagu Mario Draghi, selline kutsuti ka Super Marioks ja siis tema üks selline lause oli see, et me teeme mida iganes, et eurot päästa. See tähendas tegelikult seda, et toodi intressimäärasid nagu allapoole ja lõpuks jõudsime miinusintressimääraде keskkonda. Et nüüd põhimõtteliselt mulle tundub, et Saksamaa on ka nüüd sellises olukorras, et me teeme mida iganes, et väliselt kogu maailm näed, et Saksamaa ja ütleme koos Saksamaa tuules siis ka kogu ülejäänud Euroopa nagu tugev, eeskätt nagu sõjaliselt ja majanduslikult ja mis ta siis on nagu lubanud, kui ta kantsleriks kandideeris, ta lubas nagu rändevoo, ebaseadusliku rändevoogu nagu pidurdama hakata, sealt on natuke paremaks läinud, siis sotsiaalkulud on palju kasvanud, sealt natuke nagu koomale tõmmata ja mis on siis nagu uus asi, tuleb selline 500 miljardi, poole triljoni suurune taristufond, kuhu siis 12 aasta jooksul uutesse projektidesse investeeritakse päris palju raha, aga teatavasti Euroopas on ju sellised erinevad eelarvereeglid, et üks reegel on see, et riigi siis võla ja sisemajanduse kogutoodangu suhe ei tohi nagu üle 60% olla. Saksamaal tegelikult see piir on täna juba lõhki, on 63% ja ma vaatasin, et kui see 500 triljonit juurde laenata, siis see suhe läheb sinna 75 kanti. Aga mida iganes teeme, kui on sõjaoht, siis me investeerime kaitsetöötsusse palju ja aga neil on, ütleme, oma sellised sisemised võlareeglid ka ja homme minu meelest hääletus. Saksamaa paneb põhiseaduse nagu hääletusele, tahavad nagu muudatust teha ja muudatus on see, et need kaitsekulud ei läheks siis nagu üldiste eelarvereeglite alla ja tõenäoliselt see nagu kinnitatakse ära. Kui see ära kinnitatakse, me hakkame nägema, turg tõenäoliselt hindab juba sisse, et nii läheb ja me hakkame nägema palju investeeringut kaitsekeskkonda, aga tervikuna mulle tundub, et äkki tõesti Saksamaal on nüüd lähi 5 aastat nagu oluliselt parem või kuidas sulle tundub, Jürgen? Kas on eeldused olemas? Jaa, sarnased struktuursed trendid on väga tähtsad, mida jälgida, et ja ei tasu ka nagu võib-olla kus ma ütlen, tasub täpselt just silma peal hoida ka sellele, et kõik need suured kulutused ka kaitsetööstusesse, et kui palju hakkab see pärast SKP-d mõjutama. Siin arutad, mina ei ole seda arutanud, aga nagu populaarne öelda, et erinevad analüütikud teevad erinevad analüüse, aga selline keskne konsensus oli niimoodi, et kui see nagu läbi läheb ja tõesti need investeeringud nagu tulevad ja see periood on ju päris pikk, 12 aastat, see võib olla niimoodi, ongi nagu, kui Ameerikas räägitakse, et äkki on kaotatud 10, siis Saksamaal on äkki võidetud 10, see järgmine, sest kui nüüd välja arvutati, siis need investeeringud peaks vähemalt 2% aastas nagu sisemajanduse kogutoodangut nagu kasvatama ja kui nii läheb, see oleks meile ka ju väga hea uudis. Ühelt poolt nagu kaitse poole pealt, teiselt poolt, kui Saksa majandus läheb tugevamaks, siis Saksamaa on ka Rootsi üks suuremad kaubanduspartnerid, kui Rootsil läheb paremini, siis Rootsi kroon on juba tugenema hakanud, tõenäoliselt tugeneb veel ja siis läheb ju meil ka paremini, kui juba Skandinaavial läheb paremini. Jah, nõustun, et siuke uudis on see, mis pigem toobki meile ka siukest väikest kohal, ütleme. Et me oleme täna ise natuke dilemma ees siin, kui me siin mõtleme, kuhu poole nagu raha investeerida, nii ütleme suure Peetri ja väikse Peetriga kui ka klientide rahadega. Euroopasse on investeeritud, võib-olla see osakaal on võib-olla täna isegi natuke suur, kui vaadates, see on ajalooste põhjustel, nad on tõusnud ka, et me oleme neid juba vähendanud, aga eks tuleb siis silma peal hoida, et ühelt poolt on meil veel üks oluline asi. Trump helistab Putinile ja räägivad siis Ukrainast ja sõja kokku lõpetamisest, et homme võib 2 suurest asja olla, et kui tõesti Saksamaal läheb see põhiseadus nagu uuendus läbi, kui tuleb mingi kujul relvarahu, siis tuleb võib-olla nagu hoopis sinna suunas mõtlema hakata,
äkki tõesti hakatakse Ukrainat vasti nagu üles ehitama ja kes need suuremad võitjad seal võiksid nagu olla. Ma eile õhtul natuke vaatasin, tegelikult Ida-Euroopa on juba see aasta väga hästi teinud, eeskätt nagu Poola ja kes on siis Ukraina naaber on ja kes on nagu sõjalist läbi andnud, et eks see siis nagu Poola on olnud, on ju. Aga ühesõnaga, kui me selle ploki kokku võtame, siis huvitav nädal tuleb, et kui nüüd Meelis on järgmine nädal tagasi, siis ma kindlasti küsin tema vaadet, et kuidas sealt Itaalia mägedest tundus, et kas ka nagu räägiti poliitikast või mitte, on ju. Aga võib-olla, kui vaadata nüüd natuke võib-olla sektori poolt ka, siis mis on veel nagu huvitav, USA pangad selle aasta algusest 5% kukkunud keskmisena ja Euroopa pangad 24,5% tõusnud, no vahe on 30%. Ja ütleme, USA puhul toodi nagu välja ka see, ütleme, see pilt on nüüd natukene paranenud viimase kuu pooleteiskuga, aga eelmise aasta 4. kvartalis, kui Trump tuli, siis tegelikult turuintsid läksid nagu ülespoole ja teatavasti meil oli siin mõni aeg tagasi, aasta 2, ma ei mäletagi täpselt, oli siin pangajooks ju Ameerikas, kui mõned pangad Silicon Valley ja need pankrotti läksid ja Ameerikas on sellised reeglid, et kui pank ostab mingid võlakirju, siis ta kajastab need oma bilansis soetusmaksumusega. Ja samas, kui siis kliendid hakkavad raha välja võtma ja pank peab siis raha tekitama, siis neid tuleb müüa ju turuväärtuses. Ja kui nüüd on intressimäärad palju üles läinud, pikaajast intressid eeskätt, siis on nende võlakirjade hinnad bilansis nagu päris palju allapoole tulnud. Ja siin on välja arvutud, väga suured, need on väga suured numbrid miljardites, 10, 100 miljardites, mis see potentsiaalne nagu realiseerimata kahjum seal on. Ja ma jäin nagu mõtlema selle peale, et selle legendi Warren Buffetti peale, tal oli aastaid ju, tal on selline 5-6 top-positsioone ja üks, mis oli tal aastad päris suurelt, tuli Bank of America, aga ta on seda päris palju müünud. Ja kui ma nüüd mõtlen, et miks ta siis müüs on ju, äkki ta näeb siin ka nagu mingit riske ja turg näeb täna ka nagu USA pankadega rohkem riski, aga Euroopaga on nagu praegu kõik väga hästi on ju. Nii, aga kui me nüüd vaatame see nädal, kuidas, ma ei tea, kas sulle tundus, et sündmusi turul nagu väga ei olnud. Ütleme, poliitilisel tasandil küll väga palju, aga kui me tavaliselt räägime natuke nüüd nädala võitjatest, kaotajatest, siis need oli nagu vähem ja võib-olla ütleme suurematest võitjatest, Inteli ma tooks välja, et Intel, kes on ka siin aastad raskustes olnud, sai siis uue tegevjuhi või saab on ju, et kohe nii, et ja ära on siis töötanud aastatel 2009 kuni 2021 Cadence Design Systems siis on juht olnud ja selle firmaga nagu väga edukas olnud, igal juhul turg väga uskus sellesse muudatusse ja aktsia kallines 16%. See oli nagu tugev hiikumine. Teine, kes nagu üllatas, on selline küberturvalisuse firma nagu Rubrik, tõusis 23%. Firma on endiselt nagu kahjumis, aga kahjum oli oodatust väiksem ja turg vaatab alati nagu ettepoole ja järgmiseks aastaks siis toodi sellised natuke positiivsem pilt maaliti ja arvati, et võidakse ka kasumisse jõuda. Ja kui ma siis nagu negatiivse poole pealt välja toon, siis Apple näiteks on ju, et okei, meil on need suured firmad siin kukkunud, Apple võib-olla isegi natuke nagu vähem, aga viimane nädal miinus 11% ja mis see põhjus on, investorid on kärsitud, Apple'i uutes telefonides ei ole piisavalt kiiresti need AI rakendusi nagu tulnud, see ei meeldinud ja Adobe ka miinus 12%, sama põhjus, et ei ole seda AI tooted nii kiiresti toodud, nagu turg on oodanud ja Delta Airlines ka siis lennufirma kasumiprognoos oli pettumust valmistav ja ma ei tea, kas sulle tundub, Jürgen, aga lennundus on minu meelest üks keerulisemad investeerimiskohti üldse, et seal mingit pikaajalist positsiooni võtta, et võib-olla üheajast tõesti selline hästi tsükliline asi, kui sa ära tabad, siis võib palju liikuda, aga pikaajaliselt väga keeruline on lennundussektor, et siin meil on räägitud, et Air Balticu IPO peaks tulema millegi, ka ju firma ei ole ju kõige paremas seisus, et kes seda nagu ostma hakkab, kuidas see IPO läheb, on ju keeruline saab olema. Ja ma tooks võib-olla välja veel siia ka kaitsetööstus jätkuvalt Saabi aktsia viimane nädal küll 10% üles, ta on siin paari nädalaga läinud peaaegu topelt, on ju, et väga palju tõusnud, on ju. Aga räägime siis natukene ka
ütleme siis reaalsest elust, et kuidas siis on läinud suurel ja väiksel Peetril, et ega siis see möll, mis on nagu olnud, et nad ei investeeri kuskil, ma ei tea, teisel planeedil, nad investeerivad samas keskkonnas, kus teisedki investorid ja kui nüüd Suur Peetrit vaadata, siis tal pole ammu aega nii keerulist võib-olla 2 viimast nädalat olnud, et kui meil mingil hetkel oli see portfelli väärtus oli, ma ei mäleta, 1 300 000, ma arvan, mingi 30 000 äkki, siis põhimõtteliselt 2 nädalaga on umbes 75 000 ära kadunud. Portfell oli mingil hetkel oli pluss 6% aasta algusest, nüüd on sisuliselt nullis. Et ütleme, okei, -6, Saksamaa on, mis ma ütlesin, -9 peaaegu, või USA -9 peaaegu, et võib-olla nüüd hakkaski silma see, et ka meie portfellis, eeskätt kasvuportfellis, et USA asju, ütleme, enamus on USA asjad siin kõik on, et kohe sai nagu pihta, kui nagu närvilisem aeg natuke nagu oli, aga kuna Meelis on küll Itaalias, aga tänapäeval on tehnilised vahendid, mis võimaldavad ühendust võtta ja eile õhtul siis suhtlesime natukene ja tegelikult võtsime siis sisse, ütleme siis, mõtlesime, et tegelikult miks võtta nüüd mingit üksikut USA suuremat tehnoloogiaettevõtet, kõik on päris palju alla müüdud. Ja siis otsustasime, et ostame siis Saksamaa kaudu Nasdaq 100 indeksit, et 100 tükki ja ütleme rahaliselt, nagu ma vaatan, 41 000 euro eest, et see on siis kogu portfellist 3,3%. Et tundub lühiajaliselt igasuguste tehniliste indikaatorite põhjal on nagu ülemüüdud, et kui natuke ebaselgus kaob, siis tõenäoliselt võiks nagu ülespoole liikuda, aga samas me ilmselt stopi paneme siia nagu allapoole, et kui me ei tea, äkki on surnud kassipõrge ja kukub nagu edasi, aga kuidas Jürgen sulle tundub, et kas oli mõistlik ost või olime liiga vara ostsime? Kui niimoodi võtta, siis turud ei kuku kunagi nii-öelda loginal alla lihtsalt kuhugi põhja, et seal see teekond nii-öelda pikk ja kauplemist jagub üksjagu, nii et kui niipidi võtta, et on väga tugev langus juba olnud, siis siin juba riski ja tasuvuse suhe hakkab ennast õigustama. Et ma täitsa nii-öelda kiidaks isegi nagu seda valitsust. Vaatame, aeg annab arutust, kuidas nagu läheb, aga kus on nagu mis on siis portfell nagu hoidnud, et kui me seda algusstrateegiat paika panime, kui need portfellid lõime, siis Suure Peetri teatavasti on niimoodi, et pikaajaliselt pool võiks olla sellistest stabiilsetest dividendiettevõtetes, täna tegelikult seal on natuke rohkem kui pool, et seal on 708 000 eest positsioone ja kasvuportfellis on 546 000, et need, kes on siis, esiteks ütleme, siin on mõned nimed ka Baltikumist, ütleme Ignitis ja Eesti niimoodi Property Fund, mis on hoidnud, isegi tõusnud natukene ja ütleme siis Realty Income, mis on üks selline ütleme selline tugitala Suure Peetri portfellis, mida ta kindlasti ei plaani kunagi siin kauplema hakata, see on puhtalt osta-hoia positsioon, et ütleme, mis puudutab seda ettevõtet ka, siis ta on oma tipptasemet ka ju kaupleb päris palju nagu allpool, aga mis on selliste ettevõtte puhul oluline, kuidas äri läheb ja äri läheb keskmisest isegi paremini ja lihtsalt täna on nagu intressid kõrgemad, mis ei lase võib-olla aktsiahinna nagu nii palju ülespoole minna, aga ettevõte on siin selle aasta jooksul juba 2 korda dividende kasvatanud näiteks on ja ütleme see dividendi määr täna netos on seal natuke üle 5% aastas on kui me seda keskkonda vaatame, kus me oleme, pole üldse nagu paha, et sellega on nagu päris hästi olnud ja ütleme muidugi siis ka USA see lühiajaline treasury, et Ameerikas on üldse viimase 3 aasta jooksul kõige kiiremas tempos on siis ameeriklased USA aktsiad müünud ja sinna treasury'sse raha pannud, kuna see tootlus on nagu väga korralik ja Buffettil ka enamus raha seal on, aga Coca-Cola näiteks on siin hästi vastu pidanud ja ja ütleme ka energiafirmad siin on keskmisest paremini, et kokkuvõttes, eks turul ikka tuleb ju sellised liikumis ette, täna portfellis natuke likviidsust on, et eks me nüüd vaatame, jälgime, mis saama hakkab, et ei välista, et lähinädalatel midagi veel juurde võtame, et peab natuke nagu analüüsima.
Aga aeg läheb kiiresti, möödunud nädalal meil tuli ka 2 küsimust, et läheks võib-olla siis nende juurde ja kordan selle aadressi üle, et kes tahab midagi küsida või soovitada, siis investeerimisjutud@swedbank.ee on see aadress, kuhu saab kirjutada. Aga Jakob küsib sellise huvitava küsimuse, et suurem osa tema portfellis on siis indeksid ja eeskätt siis SP500 ja Nasdaq, mõistetav, arvestades kui head nad olnud viimasel paaril aastal, aga tema küsimus on siis selline, et kas on mõistlik omada ka üksikud aktsiad, mis on juba fondide sees, et kui jah, siis mis koguses, et kuivõrd sina, Jürgen, kui sa ise investeeringut teed, et kas sa ostad pigem indeksid, sa valid nagu mingid üksikud aktsiad ja kui sa valid, et kuidas sa siis need jaotused teed? Sõltub, et kui ma olen siukseid väärtusettevõtte või dividendimakseid jälginud, siis ma olen isegi ka üksik väärtpaberid noppinud, aga tihti... sa saad kergemini prognoosida, mis see nagu tootlus on enam-vähem. Korrektne. Et jah, ma ütlen, et siin ei ole otsest õiget vastust on ja, et mis puudutab nüüd üksikuid aktsiad, siis see eeldab ka keskmisest suuremat huvi aktsiaturu vastu, natuke rohkem teadmisi, et kuidas need aktsiad nagu valida, et sest kui võtta nagu keskmine investor, siis see kipub nagu üksikute aktsiatega ikkagi pikaajast indeksitel nagu allapoole jääma. Aga iseenesest jah, mis puudutab nüüd erinevad nagu strateegiat tegemist, et kui see on nagu kasvuaktsiad on valitud tõesti nagu indeksitega, miks mitte võtta mingid rahavu asju nagu üksikult, et mingid dividendi aristokraatia ja nii edasi, et mul on palju tuttavaid ja kliente, kes võtavad näiteks ütleme mingi dividendi aristokraadi ETF-i lahti, vaatavad, mis positsioonid seal sees on, aga nad võib-olla kogu kompotti ise ei tahaks osta ja siis nad otsivad selle endale kas siis dividendi määra või mis iganes indikaatori põhjal midagi huvitavat välja, siis ostavad on ja, et aga nagu ma ütlesin, see eeldab keskmisest rohkem teadmisi ja teiselt poolt sa ise vastutad oma investeeringute eest, et kui sul on nagu üksikud aktsiad, siis seal on aeg-ajalt mingid korporatiivsed sündmused, et sa ei tohi neid maha magada, et kas siis on täiendavad mingid splitid või ütleme, hullem on see, et kui ettevõte ei lähe kõige paremini ja on vaja uut raha juurde panna ja sul tulevad mingid märkimisõigused näiteks kontole ja kui sa ei märgi mingi aja jooksul, siis sa kaotad raha lihtsalt, et see on siis see võib-olla vastus. Ando kiidab, et on väga hea saade ja tänab, aga tal on väga huvitav selline filosoofiline küsimus, et ütleme oma mõttes siis iga päev likviidsel turul me teadlikult ju iga päev ostame oma portfelli uuesti, et ehk sisuliselt see küsimuse mõte on selline, et kui investor hakkab hommikul üles ja vaatab oma portfelli ja mõtleb, et kui mul oleks täna see portfell, mis on nagu aktsiates, oleks nagu rahas ja kui ma täna ütleme selle hinnaga ei ostaks neid aktsiad nagu turult juurde, et mis ma siis tegema peaks, et kui ta täna on nii-öelda turul ja ma neid juurde ei ostaks, et kas ma peaks oma portfelli hoopis nagu maha müüma. Et see on nagu selline huvitav dilemma, ma niipidi pole võib-olla isegi mõelnud, aga mis puudutab ütleme mingid sellised, ma toon selle võib-olla näite ise sama Realty Income ja nagu aktsiana, mis mul ka endal on personaalselt ja mis on Suurel Peetril ja et mina seda aktsiat nagu ei plaanigi nagu müüa, ma nagu hoiangi teda väga pika aast, mis iganes nagu pensionisammas see on, senikaua kui ettevõttel on selline, ütleme, investeerimispoliitika ja tulemused on nagu head ja dividendid kasvavad, et ma pigem jätkan ja pigem ma ostan seda aktsiat juurde, kui ta mingil põhjusel nagu kukub ja dividendi määr läheb nagu paremaks, on ju. Aga kui ma mõtlen, ütleme, selle Jakobi või Ando küsimuse peale, et tõesti, kui ma oleks ainult nagu kasvuaktsiad ja kui ütleme mingil hetkel, ma ei tea, Nvidia tõusis siin ka väga palju, et ma nagu juurde ei ostaks, aga kui ma juurde osta, kas see tingimata tähendab seda, et ma nagu müüma peaks, et sellega on minu meelest see trikk, et kui sa täna juurde ei taha osta, ma müün siis pigem maha, et äkki ma saan odavamalt tagasi osta, aga sa ei pruugi ju saada, et tuleb mingi ootamatult hea uudis ja hind on oluliselt kõrgemal, et ma ei tea, kuidas sina sellisest dilemmasse suhtud? See on jah, siuke väga huvitav dilemma, ma ei ole ka niipidi samas nagu mõelnud, et jah, huvitav, et ma isegi võtaksid kohad sõna. Et ma ei hakkaks võib-olla selles mõttes keeruline, sul peab mingi strateegia olema ja ma arvan, et see pikaajast ei tööta, et sa niimoodi nagu mõtled, et kui ma täna ei ostaks, et see ei tähenda, et ma pean tingimata müüma, et pikaajast võidavad ikkagi
noh, ütleme Buffett on öelnud selle peale, et ole eluaegne investor ja noh, põhimõtteliselt tema käest siis ka noh, küsiti möödunud nädalal, et noh, mida see investor siis peaks nüüd tegema, no Ameerikas ka närvisemad ajad ja ta oli muidugi selline klassikaline vastus, et halvad uudised on investori kõige paremad sõbrad, et kui sa ei ole valmis selleks, et aktsiaturud lühiajaliselt 50% kukuvad, siis ära hakka üldse investeerima. Et noh, selles mõttes see ütlebki kõik on, et noh, tegelikkuses ja siis noh, ma vaatasin siis nagu kõrvalt noh, teist pilti ka, et noh, et kellel siis on täna kõige rohkem raha, no ütleme suurtel firmadel nagu kõrvale pandud, et kui noh, ütleme hinnad veel nagu allapoole tulevad, et noh, mille eest siis nagu osta ja noh, üllatus, esikohal on sama Warren Buffetti, Berkshire Hathaway, $325 miljardit. Noh, ütleme, meeletu raha, teisel kohal on Alphabet, noh, temal on bilansis 93 miljardit raha on ja noh, siis siin tulevad need Amazonid ja Microsoftid ja nii edasi, aga mis oli minu jaoks natuke nagu üllatus, et Ameerika maaklerfirma Interactive Brokers 70 miljardit vaba raha. Et noh, see on nagu ikkagi väga suur kogus, et noh, me vaatame, mis see turuväärtus on, aga noh, ütleme, suurtel sellistel USA tehnoloogiafirmadel on ka palju raha ja võlga on suhteliselt nagu vähe, aga nad ei ole investeerimisfirmad on ja et nad on nagu noh, natuke teistsugused. Aga nüüd siia lõpetuseks noh, vaatan, mis siis see nädal saama hakkab. Et noh, väga aktiivne nädal ei ole, ütleme tulemustooaeg on suuresti nagu möödas, kellel on Kaubamaja aktsiad, noh, Kaubamaja on ütelnud EKM Grupp on ju, siis täna on aktsionäride koosolek, suure tõenäosusega kinnitakse dividendi ettepanek ära 0,65% eurot aktsia kohta, see teeks natuke rohkem kui 6,5% aastas, noh, pole üldse paha ju, et kuidas sulle tundub, 6,5% dividendi määr. Väga hea. Väga hea. Homme, me rääkisime Hiina ettevõttedest, homme tulevad Xpengi elektriautode tootja tulemused, tulevad Tencenti tulemused oluliselt on ju. Enne mainisime, et USA keskpanka intressi otsus on kolmapäeval, neljapäeval on Inglismaa, neljapäeval on Nike näiteks on ju, et on huvitav vaadata Micron ja FedEx. Ja reede siis on kohalikud investorid, kellel on Bigbank ja Storeenti võlakirjad, siis teie portfeli tuleb intressimaksed juurde, nii et saate mõelda, mis selle rahaga siis teha. Aga vaatan kella, tänaseks peame siis otsad kokku tõmbama. Mina tänan sind, Jürgen, mul oli väga huvitav. Ma loodan, et kuulajatel ka lisamõtted ja edasi ja no kindlasti ja meelega näen sind, Jürgen, siin ka tulevikus. Rõõm kuulda ja soovin kõigil ilusat nädala algust. Ja, kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tuttu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.